Tervist! Ma sooviksin teile rääkida sellest, kuidas Enterprise Architect modelleerimisvahendi ehk case-vahendi kasutamise korral genereerida andmebaasi disaini mudeli põhjal SQL laused, mis siis realiseerivad selles mudelis kirjeldatud andmebaasi objektid. Hetkel genereerin ma siit mudelist koodi PostgreSQL-i andmebaasi süsteemi jaoks, aga sama põhimõte kehtib ka siis, kui ma kasutaksin mõnda teist andmebaasi süsteemi ja mul oleks tegemist mudeliga, mis siis kirjeldaks tabeleid mõne teise andmebaasi süsteemi jaoks. Ma olen jõudnud nii kaugele, et minu hinnangul on mu andmebaasi disaini mudel valmis. Ja nüüd on mul siis soov saada selle mudeli koostamise eest tasu. Sest et ma olen siin selles mudelis ära kirjeldanud kõik andmebaasi tabelid, tabelitega seotud kitsendused ja indeksid. Ja nüüd ma tahaksin siis saada SQL koodi, mida ma saaksin juba andmebaasi süsteemis käivitada selleks, et luua vastavad andmebaasi objektid. Kuidas siis toimida? Koodi genereerimiseks on mul vaja kõigepealt teha aktiivseks see pakett, mis sisaldab kõikide nende tabelite kirjeldust, mille kohta ma soovin SQL koodi genereerida. Nii et antud juhul ma teen aktiivseks siit selle paketi, mille alampaketid sisaldavad siis kõikide minu poolt kirjeldatud tabelite kirjeldusi. Nüüd mul on kaks võimalust, kuidas ma saan siin alustada koodi genereerimist, et ma kasutan Enterprise Architect 12. Loomulikult tuleb öelda, et kui te kasutate mõnda teist Enterprise Architecti versioon, siis menüüde paigutus, menüüelementide nimed võivad olla natukene erinevad. Aga selline koodi genereerimise võimalus on ka teistes Enterprise Architecti versioonides, nii uuemates kui vanemates. Üks võimalus siis Enterprise Architect 12 korral on klõpsata sellel paketil ja leida siit tüpikmenüüst Code Engineering ja siit alt Generate DDL. DDL tähendab siis Data Definition Language ehk andmekirjelduskeel. See on siis SQL-i alamkeel, mis on mõeldud siis andmebaasi objektide haldamiseks, andmebaasi objektide loomiseks, andmebaasi objektide eemaldamiseks, andmebaasi objektide struktuuri ja käitumise muutmiseks. Teine variant on valida siit ülevalt menüüst Package, Database Engineering ja Generate Package DDL. Nüüd, kui ma olen seda teinud, siis tuleb lahti selline aken, kus väga võimalik ei ole hetkel näidatud mitte ühtegi tabelit. Põhjus on selles, et ma ei ole siin linnutanud seda valikut Include all child packages. Ma pean panema siia selle linnukese ja siis ma näen nüüd kõiki neid tabeleid, mis on selle paketi alampakettides ära kirjeldatud. Ja siit on ühtlasi näha, et kõik need tabelid on siis mõeldud PostgreSQL-i jaoks, et nad on mõeldud PostgreSQL-i andmebaasis loomiseks. Nüüd ma liigun alajaotusesse Options ja siin selles alajaotuses Options ma vaatan sellist omadust nagu Separate Constraints from Tables ja määran, et selle omaduse väärtus on false. Sellisel juhul genereeritakse tabelite loomise laused, mis sisaldavad ka kohe kitsenduste definitsioon. Kui mul oleks siin valitud Separate Constraints from Tables on true, siis oleks tabeli loomise laused ja kitsenduste defineerimise laused kõik eraldi ja nende lausete hulk oleks järelikult ka suurem. Ma hetkel seda ei soovi.
Siin näete, on mul võimalik teha ka teisi valikuid, näiteks ma saan valida, et kas ma tahaksin genereerida drop-laused või mitte. Drop-laused on mõeldud siis vastavate andmebaasi objektide andmebaasist eemaldamiseks. Et juhul, kui ma siis käivitan seda genereeritud koodi esmakordselt, siis mul loomulikult vastavaid andmebaasi objekte ei ole andmebaasis. Aga korduval käivitamisel oleks iseenesest mugav, kui oleks kõigepealt võimalik need andmebaasi objektid ära kustutada ja siis oleks võimalik need andmebaasi objektid uuesti luua. Nüüd liigun tagasi siia sellesse generate alajaotust. Ja vaat siin, kui ma selle valiku, et tabeli kirjelduse osaks peavad olema ka kitsenduste kirjeldus, siis nüüd on mul vaja pöörata tähelepanu siin sellele tabelite järjekorrale. Sellepärast, et üks kitsenduse tüüp on välisvõtme kitsendused. Ja need välisvõtme kitsendused määravad ära selle, milline on korrektne lausete järjekord selles loodavas skripti failis. Et kui ma käivitan create table lause, kus on välisvõtme kitsendus ja selles välisvõtme kitsenduse definitsioonis viidatakse tabelile, mida andmebaasis veel ei ole, siis ka selle käesoleva lause käivitumine ebaõnnestub. Nii et mul on vaja seada siin need tabelid nüüd sellisesse järjekord, et kõigepealt tulevad tabelid, kus kohas ei ole üldse välisvõtme kitsendusi ja siis järk-järgult tabelid, kus on välisvõtme kitsendused, kusjuures ma pean vaatama, et iga tabeli korral, milles on välisvõtme kitsendus, et eelnevalt oleks loodud kõik sellised tabelid, millele selle konkreetse tabeli välisvõtme kitsendustest viidatakse. Nii et hetkel ma olen isegi selle järjekorra siin juba ära muutnud või ära määranud, et siin selle järjekorra muutmiseks on võimalik kasutada siis neid nuppe, et tuleb teha vastav tabel aktiivseks ja liigutada teda siis siin üleval, üles ja alla. Ja kindlasti tasub ka siis ära märkida siin see save generated order, et kui ma olen siis selle järjekorra ükskord ära määranud ja isegi vahepeal panen selle faili kinni, võtan uuesti lahti, teen mingid parandusi, soovin uuesti genereerida koodi, et siis oleks see ära määratud, siis oleks see järjekord siin meelde jäetud. Nüüd on mul vaja ära määrata ka see fail, kuhu kohta ma tahan need laused paigutada, et mul on praegu see faili aadress siin määratud. Ja nüüd ma olen siis valmis genereerima. Et ma vajutan siit generate nupule ja nagu te näete, siia sellesse kataloogi tekkis nüüd fail. Ja kui ma võtan selle faili lahti, siis siia on tekkinud SQL kood. Siia sellesse faili on tekkinud SQL kood. Nüüd järgne puudutab konkreetselt koodi genereerimist PostgreSQL jaoks. Et nagu te näete, siin selles genereeritud koodis on need andmebaasi objektide nimed ehk identifikaatorid jutumärkides. Ja kui nimi on jutumärkides, siis sellisel juhul see nimi SQL-is on tõstutundlik, case sensitive. Ja SQL-i puhul kindlasti tõstutundlikud nimed ei ole kasutusmugavad, sellepärast, et siis ma pean selle nime alusel andmebaasi objektile viitamiseks teadma täpselt, et millist suur- ja väiketähtede kombinatsiooni ma peaksin kasutama. Et nüüd nendest jutumärkidest lahti saamiseks on siin kaks võimalust. Et üks võimalus on selline, et selles genereeritud failis või genereeritud lausetega failis teete otsingu. Ctrl+H, otsite jutumärke ja asendate need jutumärgid mitte millega. Ja niimoodi on teil võimalik siin ühe liigutusega kõik jutumärgid ära kustutada. Et see on üks võimalus, kuidas toimida. Aga tegelikult on veel üks võimalus, et saate seda asja määrata ka juba siin sellel case vahendi tasemel. Ja selleks tuleb muuta neid malle,
mille põhjal teile koodi genereeritakse. Nii et kui ma tahan, et mulle Postgresi jaoks genereeritakse sellist andmebaasi keele selliseid lauseid, kus kohas andmebaasi objektide nimed ei ole jutumärkides, et siis sellisel juhul mul on võimalik valida siit package, database engineering ja siit alt edit DDL templates. Ja nüüd avaneb selline aken ja siit tuleb valida siis alajaotusest language PostgreSQL, et ma soovin muuta PostgreSQL-i malle. Ja siis tuleb siit üles otsida sellised alajaotused nagu DDL left surround ja DDL right surround. Ja tuleb muuta siin seda malli ja näete siin selles mallis on näidatud, et mis on pandud siis selle nime ümber, et nime ümber on pandud jutumärgid. Malli muutmiseks ma kustutan siis siit selle jutumärgid ära, vajutan save ja samamoodi right surround, kustutan siit selle jutumärgi ära, vajutan save. Nüüd katsetame uuesti koodi genereerimist, et ma panen selle template editori või malli redaktori panen kinni, valin siit uuesti package, valin database engineering, generate package DDL, include all child packages, et see tabelite järjekord on siin selline, nagu ma soovin. Ja nüüd ma ütlen, et ma tahaksin selle genereeritud koodi panna faili nimega laused 2 ja vajutan siin nupule generate, close ja vaatan siit faili laused 2 ja näen, et selles failis laused 2 on nüüd tõepoolest genereeritud kood niimoodi, et need nimed, identifikaatorid ei ole jutumärkides. Ja mis puudutab nende jutumärkide kasutamist, et siis ehk tasub üle korrata või märkida, et jutumärkide kasutamine on vajalik sellisel juhul, kui teil näiteks nimes on tühikuid või näiteks kui nimi on võtmesõna või näiteks kui nimes on mingisuguseid selliseid muid sümboleid ka peale tühikute, mida vaikimisi nendes regulaarsetes tavaidentifikatorites ei ole lubatud kasutada. Et sellisel juhul te peaksite selle nime igal juhul panema jutumärkidesse. Aga teistpidi need jutumärgid tähendavad seda, et see nimi on sellisel juhul ka tõstu tundlik. Nii et see oli siis näide, kuidas genereerida andmebaasi disaini mudelist SQL kood.